viimane osa, kus selgub tapja. 302. Siin on tapjate kohta, kes võiksid tapja kuninga juures aru pidamas, kes siis on see tapja lõpuks või kindlalt vastust ei ole, aga nüüd siis Hõrnas ja kuningas jäid üksinda. Rääkima ülejäänud läksid välja. Kuningapoeg Irvo on ka tapetud. Kuningal pole pärijat. Ja nüüd siis läheb edasi. Sa tead, küsis Rahuleit. Sa tead siis needust, mis minu peale on pandud. Ma tean, et sa tapsid ühe käskjalgade kihlamehe ja pingisid tema sõnumi saladust välja. Hõrnas rääkis seda? Ei, ta varjas salgas, kuni sai aru, et sellel on mõtet, sest ma tean. Ja mida sa nüüd teed? Ainult sina ise saad ennast karistada. Mind on juba karistatud. Aususe vastu Rahuleit. Ja kuningas rääkis siis. Tema sees elab tume, kiuri loodud elas, keda ta on tahtnud endast välja kiskuda, aga ei ole suutnud. See mõrtsuklik loom võtab ta enda võimusesse, lämmatab ta selge mõistuse. See tuleb, kui rajuhoog murrab maha tahte ja mürgitab meeled. See on olnud Rahuleidi nuhtlus, needus ja nõidus ja saladus. Hõrnas on ainuke, kes suudab seda elada, taltsutada ainult välja ajada mitte. Ja on juhtunud, et Hõrnas on hiljaks jäänud. Kaljuvold ei teadnud sellest, küsis Aavo Tõiv. Ma uskusin, et ta ei teadnud, aga siis selgus, teadis küll. Tallest saadik muutus ta väga kahtlustavaks imelikuks. Ta käis tihti minu ema juures, nad rääkisid vaikselt, nagu peaks mingit salanõu. Ja siis näeme ühel hommikul, et Kaljuvold saadab teile käskjala. Mulle ta ütleb ainult, et see on tühine asi. Et ta pidi ühe võla Varbolasse tagasi maksma. Aga on piilurites käest kuulema, et see käskjal peaks veelinde poole. Neetud iga kuningas oleks sellisesse peale tige, kui tare tark talle valetab. Ja ma kahtlustasin, et Kaljuvold oma saladuse veelindesse maha müünud. Ta ei olnud reetur, tähendas Aavo Tõiv. Tahtsin seda tema käest küsida, aga enne sai ta surma. Mis ei olnud sina? Nendeks aga ma pean see küsima. Raisk, see ei olnud mina. Mina ei tapnud oma tare tarka. Istub ema ja hakkab midagi pinisema. Kaljuvoldi surma on kahtlane. Ma näen ta silmades, ka tema arvas, et mina tegin seda. Mina ei tahtnud teda sellest asjast saadik enam näha ega kuulda. Siis ilmun hirvelnidesse mina, mis saate. Mida muud ma pean arvama, Kaljuvoldisse minnud, kohale jõudnud. Ja sa tulid minu järele, siia minu järele nuhki. Aga ma ei saa sind minema kihutada, sest ma ei taha uljas ega tüli ja ma ei tea, kas ja kui palju sa tegelikult tead. Teil piisab, kas te saate, räägi edasi. Siin sa siis oled nõusid ringi ega ütle selgelt välja, miks sa tulid. Ma kannata siis. Pidin teadma, miks sõnumi Kaljuvold saatis. Mis sa Sülvaga tegid? Ma saatsin teie Kalasse, tee mulle jalgu. Mul on vaja käskjalaga juttu ajada ja siis sinu kassat selgiks rääkida. Ema on nutiks ja kavalt oleks ennast vahele seganud. Ta ei oleks lasknud sul käskjalga tappa. Ma ei tahtnud teda tappa, ma ütlesin talle, et mina olen tema kuningas. Ta peab mulle tõtt tunnistama. Kui Kaljuvold oli reeturis, siis on tema ka reetur. Aga ta hakkas vastu, hädaldas käskjala sõnum on püha ja puutumatu, et see on tema ainuke au ja seda ta ära ei anna. Ma mäletan, et ma lõin teda noaga ja tundsin vererõhna. Siis kargas elajas minu seest välja. Ja ta ei olnud sul. Mitte ma seda mäletaksin, aga nüüd ma oletan, et jah, Kaljuvold reetis mind. Ja endas sulle teada, et Rävala oma kuningas on hullumeelne mürtsukas. Ei, saab töö. Ütleme veel üks kord, et Kaljuvold ei olnud reetur. Ta kutsus mind appi, ta oli nõutu ega osanud midagi teha. Ta andis mulle teada, et Irvelindist puntakse vandenõuid hirmsaid kuritöösid on toimetatud. See oli kõik. Rahul tiltas juhmilt Aavo Tõiv õigesti, pisara valgus tema silma. Jaa, ma tapsin selle käskjala, igas ta.
ma tapsin see süütu mehe ja minult võeti poeg. Oota vaikis mõnda aega, lasi see mõttega ritsimata. Siis ta ütles veel täna hommikul justkui ma seda vandan, nõu ja kuritegud juttu. Ja siin lindes on reetur, nüüd on ma sees kindel. Väljas lindevane puuti pasuneid ja õrnas avas äkki ukse. Ämm tuleb, hüüdis ta ja need 2 autojuhi meest on temaga kaasas. Väike Joosep vahele, siis sadud üksi, küsis autojuhi Sigridita. Ei sobi leina peale on mõrsat esitada. Kostis tuivet. Pulmad on nädalaks aega keelatud. Ma ei saa tuua sõnumit pulmadest, kui siin kojas on lein. Siin kojas on lein, sest veel üks torste sugumees on surnud. Meid on vähe alles järele jäänud. Ainult rahuleid ja unde. Ja siis tuled sina. Tuleb vaikis viiva ja silmitses kummalised autojuhi. Mida sa tahad öelda, küsiti siis. Ma tahan öelda, et täna saab rahuleid teada, kes tema poja tappis ja miks tappis. Ma pean talle see teada andma. See on mu kohus. Aga see tähendab, mulle meeldiks see, mis siis järgneb. Unjas ei taha oma riigis vere valamist. See teeb riigi nõrgaks ja vaenlaste liiga kergiks saagiks. Uljas võtab oma kojas alati rõõmuga vastu neid, kellel on kulda ja hõbedat. Ja kes ei ole tema vastu kätt tõstnud. Ma ei saa aru, millest sa räägid, sõnast tuivet. Ootai võttis oma märtsist 3 hõbedast sülge ja hoidis neid tuivete näo ees. Kas sa tead, mis need on? Küsis ta. Jah, ma tean, muidugi ma tean, aga ikkagi ei saa aru. Mina teenin Uljast ainult teda. Ma arvastan Uljast. Te olete sarnased, sina ja Uljas. Te mõlemad olete julged ja need uue suurema elu järele. Kuningas, kes on leplik sellega, mis saatus talle lihtsalt kätte on andnud, on halb kuningas. Kuningas peab tahtma rohkem, sest tema vandemehed tahavad alati rohkem. Ja ma ütlen sulle veel üks kord. Kes ei ole Uljase vastu mõõka tõstnud, teda ei pea me vaenlaseks. Tema me võtame veelindes alati rõõmuga vastu, tulgu te jalaratsa või laevaga. Ma usun, et see tõesti nii on, aga sinu sõnadel on ka teine tähendus, millest ma aru ei saa, kostis tuivet. Järgmine kodik toob Irvelinde kohale uut surma. Ma tean, kes tappis Irvo. Tuiveti näost tuksetas midagi, see kivines. Siis tee, mida sa tegema pead sõnast. Autojuht võilistas vaikselt ning ahast ilmus ta kõrvale. Ahast saadab sind, lisas autojuht. Ülva oli järgmine, kelle ahas mõne aja pärast autojuhi juurde toimetas. Ahas lasi ta vaikselt sisse ja kadus ise nurga taha valvesse. Hetke seisis Ülva hämara rauaga koja lävel, vaatas ringi ja märkas siis hääside juures seisvas autojuhi. Tõtetes tuli ta autojuhi juurde. Itketa anu peas ja nägu hõivanud pisarates kleepumas. Ta haaras autojuhi käed ja pigistas neid tugevalt. Ma otsisin sind, viietas ta tasa. Ma otsisin üle linde ja külast. Ja mõtlesin, et saab põgenenud. Ma lubasin, et leian Irvo mõrtsuka, enne ei lähe ma kuhugi. Sa olid siin autojuhi, siin lindes. Ja ometi see juhtus. Ma hoiatasin sind, sa ise teadsid, et pea muut. Mõrtsukad hakkavad kartma ja sa teinud midagi. Järgmise kurja me saame ära hoida Ülva. Sa ei kaitsnud minu lapsennast. Ja ometi ma ju ütlesin sulle, et keegi tahab minu ja arvete sugu Irvelindest välja rookida. Aga ma oleks teadnud, et sel ööl ja Hirvo ma oleks midagi teinud. Aga ma saanud teada. Ma kuulsin maa alt karjumist ja leidsin hommiku käskja koolnu keha. Rahuleid olid ja surnuks piinanud. See käskjalt, kelle kaljuvald minu juurde saatis. Ülva põrkus autojuhist eemal. Tingetõmbed lahkasid korraks, kui ta kohkunud autojuhi vahetas. Sa teadsid seda, sõnas autojuhi. Sa teadsid, milline mets selles sinu poja sees elab. Muidugi sesistas ta siis. No nema, ma olen alati teadnud ja lootnud ja palunud, et jumalad selle tema seest välja kisuvad. Aga see on mulle, ei ma öelnud, kas sina oleks seda oma lapse kohta öelnud võõrale mehele, kes tuleb siia salakuulaja kombel. Ma olin sinuga aus, Ülva. Ma rääkisin sulle, miks ma tulin.
mis sõnumi Rahuleid mulle saatis? Ma ei rääkinud, sest see on minu ja minu poja saladus. Kas ma oleks pidanud sulle rääkima kohe esimesel korral, kui ma sind näen? Enne kui ma olen siit lähemalt tundma ja usaldama õppinud. Ja kas nüüd oled? Hirva on surnud. Ja ta on viimane, kes tapetakse. Nüüd tuleb selle painele lõpp. Juba täna. Üks peerik põles lõpuni ja kukkus maha. Ülva õigetas alla surutud ja uuesti haaras ta autojuhi kätest. Ja tead, kes see tegi? Küsis ta kähisamal äärel. Inimene, kellel on Hirva surmast kõige rohkem võita. Kellel on võimalus ta eile öösel tappa. Inimene, kellel oli saladus. Inimene, kes ei ole tegelikult see, kelleks me teda peame. Ja nüüd pani autojuhi käe oma märssi ja tõstis see tõbedasse selle. Ülva vaatas seda ainult ja siis korra kivinesti silmad hirmunud. Kas sa tead, mis see on? Küsis autojuhi Ülva nõukutas kangelt. See oli kadunud, sosistas ta. Ma leidsin selle eest. Selle undel selge, eks ole. 2 ruuni on selle peale kraabitud. Jenn. Väike kuningapoja sölg, mis sepistati siis, kui Rävalamaa torte sugule ustavast vandus. Kus sa seal leidsid? Ülva hääl oli vahel kuulda. Oli see lindes? See ei olnud lindes, aga ma teadsin, kust otsida, sõnas autojuht. See oli Toone kandi taga ühe rebase kaela seatud, kes Lemmite konte valvas. See oli sama rebas, kes elas kus Lemmitega udumael. Ma kuulsin, et Lemmite kasvatas rebase kutsikad ja pidas neid oma lasteks. Ülva vaikis. Tema silmad seisid jäätunud sõlel ja heitsid erkavaid välke. Undel oli ühel hetkel nii tähele pandud, et lobis mulle ühe asja välja, kes saadud. Ta rääkis Lemmitest ja ütles, et too oli teda väiksena õpetanud, temaga mänginud, mööda metsi vedanud ja pojakeseks nimetanud. Eis veel üks asi. Undeli sölg oli kadunud ja Rahulik kahtlustas, et Undel olid selle maha müünud. Aga näed, ei olnud. See oli hoopis Lemmite rebase kaelas. Rebase, keda Lemmite oma lapseks nimetas. Tõiv, kähistas Ülva. Käraukõlva Lemmite oli Undel ise aiks. Küsis autojuhi, vaatas Ülva nägu. Ülva neelatas, et ta pilt tõusis suleta autojuhi näkku. Tema pilgu sai vastus. Undel ei ole torste sugu, tas autojuhi. Temas ei ole ainsake piisku torste tõu verd. Tema ei tohiks iialgi Rävalamaa kuningaks saada. Ülva sulgis silmad noogutas, kes või teab, et küsis autojuhi edasi. Mitte keegi. Kuidas see juhtus, Ülva? Nagu sellised asjad juhtuvad. Harvete oli sõjakäigu Pärna tõitsesid ja ööbikud laulsid. Lemmite viskas mõne ruuni, kunagi oli ta noor, ilus, saladusi jurma täis. Kas Harveti teadis? Ei, muidugi mitte. Ta oleks Lemmite tapnud, aga harpujat ei tohi tappa, see too needuse kaasa. Undel teadis seda Ülva. Ei karjata sulle. Ta ei saanud seda kuidagi teada. Ma arvan, et sõge Lemmite, ütles talle. Undel on nutikas poiss ja sugugi mitte selline juhmard, nagu ta arvata laseb. See lugu, et keegi tahtis Undel mürgitada näiteks. Kuidas me tegelikult võime teada, et Undel ise sinna mürki pannud. Äkki tahtis ta panna inimesi uskuma, et keegi kavatseb teda mürgistada. Siis ei kahtlustaks teda keegi, kui Hirva äkki sureb. See oli Undel, küsis Ülva jahmunult. Hirva äkki sureb? See oli Undel, küsis Ülva jahmunult. Seda küsin mina sinult, Undel sai väga hästi aru, mis toimub. Lemmite viskas ruuni ja leidis talle väga hea naise, kellega ta oleks palju lapsi saanud, aga Rahuleid võttis kivutari endale, sina korraldasid selle, Ülva. Oli nii? Sinu tahtmist ja sinu pojad naisi ei võta. Sa ei tahtnud, et Undel hakkaks Hirvelides oma sohi pojasugu edasi viima, sigitama Käraukõlva Lemmite soo poeg ja olid sina. Jah, sessitas Ülva. Jah, see olin mina. Mina tahtsin saata ta kaugele Soome. Undel sai aru, et sa tahad teda jalust ära saata, et tema iialgi Rävala kuningaks ei saaks. Need, kes oleks pidanud surema järgmisena pärast Hirvat, kes teadis ainsa veel Undeli sünnisaladust. Aegs, kui ma Ülva näol mõistmine. See neetud tõuk, sessitas ta vaevu kuulda, et jah, ma näen nüüd, ta pidi toimitama kiiresti. Aga kes? Seda teete kord teada järgmise korra. Tšau.